Mina käisin umbes 6 aega tagasi, käisin Chicagos, olin seal veidi üle 2 nädala ja käisin külas sellises firmas nagu 8th Light ehk siis 8. valgus eesti keeles. Ja miks ma seal käisin, selle ettevõtmise või selle tegevuse nimi oli, mida siis nemad ise välja mõtlesid, on Craftsman Swap ehk siis, ma ei tea, meistrimeeste vahetus eesti keeles vist. Ja tegelikult ma lugesin sellisest ettevõtmisest nende kohta juba umbes 2 või 3 aastat tagasi, kus siis 8th Light ja firma nimega Optiva, kes nüüd on Grouponi IT-tiim, vahetasid omavahel siis 2 töötajat, kes veetsid teises firmas, siis teises firmas mingi osa ajast ja tegid tööd siis koos selle firmaga. Selle üks nii-öelda oluline eeldus või minu meelest väga oluline alus, miks seda saab teha, on see, mõlemad firmad kasutavad siiamaani Paris progemist ja muid eelkõige extreme programming või laiemalt agile põhimõtteid ja Paris progemisel on väga selgelt lihtne niimoodi vahetada paariline ära, kui need mõlemad on piisavalt andekad tegijad, siis see töötab väga hästi ja see on hea niuke kogemuste ja lisaõppimise viis. Selle firma juht, 8th Light juht üks siis kasutas väga lahendat väljendit nagu cross-pollination ehk siis eesti keeles siis risttolmlemine vist on selle nimi. Et minu meelest päris hästi iseloomustab seda ja minu jaoks oli see väga lahe kogemus, et minu puhul oli tegemist siis nii-öelda one-way swap, et mina käisin seal, keegi sealt siia esialgu vähemalt ei tulnud, võib-olla mingil hetkel tuleb ka, ei oska öelda. Aga millele üks oli see, et nad tegid asju, hoopis teised tehnoloogiad, mida mina igapäevaselt kasutan ja teised vahendid, kõik see, et selline õppimise võimalus mingil määral ka, osaliselt kasutasid ka samu tehnoloogiad, mis mina seal sain, mina neile tagasi anda midagi selline mõnus kogemuste vahetus, aga millest ma tahtsin siin rääkida on see, kuidas nemad endale inimesi värbavad ja nad nimetavad seda siis apprenticeship program või siis nii-öelda õpipoisi programme, kus nad võtavad, kõik inimesed tulevad ettevõttesse läbi sellise õpipoisi programmi, kus nad on seda algusest peale teinud, et peaaegu siis 2 asutajat pluss siis, ma ei tea, Uncle Bob, kelle nimi võib-olla enamustele teile midagi ütleb või on kuulnud, siis Uncle Bob kuidagi tõenäoliselt ei läbinud ka apprenticeship programmi, oli ka alguses juures, aga ülejäänud kõik arendajad on tulnud läbi apprenticeship programmi, kus nad veedavad esialgu, nad ütlesid umbes siis sõltuvalt algsest kogemusest ja oskusest 2 kuni 8 kuud või 2 kuni 6 kuud, ma ei mäleta, mis täpselt oli, siis tehes mitte kliendiprojekte, vaid mingeid selliseid projekte, ütleme siis nii, et välja mõeldud projekte, mida siis vastavalt selle inimese mentor sealt ettevõttest ette annab. Ja need projektid siis ühest küljest õpetavad seda, aitavad tehnoloogiat selgeks õppida ja teisest küljest ka läbi nende nad õpetavad enda sellist töösse suhtumist, kogu seda agile metoodikat, kvaliteedile tähelepanu pööramist, teste, kliendi suhtlust, kõike seda, et nad õpetavad nii-öelda seda firma kultuuri ka läbi selle. Ja see asi lõpeb siis sellise, lõpus on 2 nädalane vist oli mingi selline konkreetne hästi nii-öelda selge piiriline ülesanne, mille sa lõpus siis nii-öelda pead, isegi mäleta kuidagi toimus siis nii-öelda kaitsmine või nagu selgitamine, kus sa siis lõplikult tõestad enda sobivust, mille järel siis sinult saab software craftsman ehk siis nii-öelda tõeline meister nende firmas. Ja mida nad, mis oli lahe, et läbi selle programmi nad olid võtnud inimesi, kes selgelt ei olnud varem arendajad. Olid erineva taustaga, üks poiss, kellega ma seal baaris töötasin, oli veel, ma ei tea, mingi 2 aastat tagasi oli professionaali jalgrattur.
Üks oli küll keskkooli ajal, talle meeldis progeda, ta oli mingeid sealses mõistes umbes nagu olümpiaade või midagi selliseid võitnud, aga kui ta siis vist kohe peale keskkooli või keskkooli ajal tööd selle alal tegi, siis see töö tundus talle nii boring, et ta läks, ma ei mäleta, mingit majandust või marketingi või midagi sihukest õppima, igal juhul ta sai majanduse kraadi ja tükk aega tegeles hoopis mingite muude asjadega. Aga kuidagi leidis siis selle firma tema nagu põhimõtted, väärtused ja otsustas nendega liituda. Ja samamoodi üks, kes siis esialgu seal oli nii-öelda selle programmi, selle apprenticeship programmi keskel oli üks naisterahvas, kes oli veel 6 kuud tagasi olnud juuksur näiteks. Ja täie tõsidusega selles mõttes minu meelest oli väga lahe see nende mõte, mida me ise üritame ka siin võib-olla mingil kujul ellu kutsuda, on see, et üritada meelitada võib-olla vale sõna, aga kutsuda inimesi teistest eluvaldkondadest tegelikult reaalselt progema. Ja ma arvan, et progemine tegelikult ei ole mingi selline asi, mida on küll tore, kui sa oled seda 3 või 5 või mitu aastat ülikoolis õppinud ja veel muud, aga tegelikult on see ka omandatav teistmoodi. Ja need sellised loogilise mõtlemise oskus ja võime mingid süsteeme mõista ja seal mingid selliseid seoseid näha, et see on omane palju rohkematele inimestele kui need, kes täna on programmeerijad. Ja seetõttu on tõeliselt lahe, kuidas nad seda neid inimesi üritasid meelitada ja mõte ongi just see, et muidu kui sa üritad ainult enda juurde kutsuda juba täna olemasolevaid talente, siis millega see lõpeb on see, et firmad üritavad teinendiselt üles osta järjest lihtsalt progejaid ja see ei tee kellegile kasu, et kuigi võib lühikeses perspektiivis võib see tunduda progejatele kasulik, et sa saad järjest nagu palka üles pushida, siis see selgelt ei ole jätkusuutlik. Ja nende selline poliitika, et need inimesed, kellega ma seal koos tegin, enamustel neil oli selgelt vähem kogemust kui minule, aga samas seda konkreetset tööd, nende nagu selles mõttes nad olid kitsamas nišis, aga nad olid nad väga head, nad tegid seda hästi ja selgelt see kogemus on see, mida sa aja jooksul omandad. Nad alustasid selgelt siis paljud hiljem kui ütleme näiteks kohe peale kooli, mida nagu võib-olla enamus teist on teinud, ma isegi ei tea, mis teie taust on, aga see kogemus tuleb aja jooksul ja selgelt läbi sellise programmi need inimesed läksid sinna firmasse sisse ja olid seal, said selle firma kultuuri ja kõik selle hästi omaks. Et see oli tõeliselt lahe vaadata. Üks, mis lihtsalt sellest ülesandest, et mida nad tegid, neid väikseid projekte, mida nad selle aja jooksul tegid, oli rohkem. Selleks, et sinna programmi vastu võtta, siis üks kriteerium oli selle eeltööna lasti kirjutada trips-traps-trull, mis kunagi ei kaota. On võimatu kirjutada sellist, mis nagu kunagi või alati võidab, aga on kindlasti võimalik kirjutada sellist, mis kunagi ei kaota. Et kui sellise, sealt siis edasi oli ka mingi vestluse või midagi sellist moodi, aga kui sa selle nagu suutsid ära teha, siis sa said tõenäoliselt sinna programmi sisse. Siis üks vist selle ettevõtte põhiline töökeel, progemiskeel oli Ruby, uuem oli ka Clojure, tuli hästi palju, aga siis kuigi nad teadsid ette või nad ise teadlikult tegid Ruby's, siis üks esimese ülesanded, mis inimestele anti, oli kirjutada HTTP server Javas, täiesti nullist, tavaline HTTP server. Ja see oli siis kui selline challenge, et kui sa sellega hakkama saad, siis nagu edasi Ruby's asju teha on juba oluliselt lihtsam. Ja ma ei tea, kas kõigile, aga vähemalt osadele anti selgelt ülesandeks järgmisena, kui see Javas valmis saadi, teha sama asi Ruby's. Selles mõttes või portida sama asi Ruby's, et sellised challenge'id olid. Ja läbi ka nende projektide tegelikult kõigil oli oma mentor. See mentor siis ka õpetas läbi konkreetse nõudmiste selliste kliendi suhtlust ja seda poolt, et kuidas see toimiks. Ma ei tea, kuidas mul vist aeg läbi saama on ju. Siis ma rohkem ei räägi. Ma teeks